See on üks ajakirjandusteooria võtmesõnu, kas tekst kõnetab, sest väga palju on lihtsalt tekste. Kui kõne kõnetab. Kõnetused. Tere kuulama ja jälgima saadet Kõnetused, mis täna on teie ette laotumas Tallinna stuudiost pärast kõlanud signatuuri. Ja mul on hea meel täna taas tervitada piiskop Marko Tiitust. Tere tulemast saatesse ja ühtlasi on tänane saade siis hooaja viimane, küll ka juba ajal, mil ka raadiosaadetes ja televisioonisaadetes kõlavad mõned kordused ning eeldusel, et suvel ju keegi raadiot ei kuula ja televiisorit ei vaata, aga loodame, et pereraadiot ikka kuulatakse. Tänases saates siis me räägime nelipühadest ning vaatame sisse ka uude õppeaastasse, ehk räägime kiriku vaimulike juurdekasvust nii eelmise aasta viljadele kui tulevastele loodetavatele viljadele. Ja kui me täna seda saadet nelipüha eelselt siin salvestame, siis sirelõhn tuleb juba tuppa sisse ning linnud laulavad lõunamaiselt kaunisti, nagu üks piirkondlik kääne seda ütleb. Nii et väga suurt vahet enam ei ole, kas sa oled kodumaal või lõunamaal, et lõunamaa soojus on jõudnud ka Eestimaale ning tegelikult on suvi juba alanud, ehk mõtted on siis suves, võiks öelda suviste pühal, aga sellel aastal on nelipüha üsna hiline ja isegi, kes ma teenin veel ka muulgas ühte maakogudust, tuleb tunnistada, et ma nagu ei ole tihanud päris suurde kirikusse minna, kuna talvekirik on piisavalt soe veel, aga nüüd on mul võimalus olla siis natuke laisk olla, et nüüd siis tõesti juuni alguses minna suurde kirikusse, et ikka nelipühadel on see suur püha. Aga nelipühad, muuhulgas siis püha vaimu väljavalamise püha või ta ongi seda, tegelikult ju kiriku sünnipäev ning nelipüha olemusest, püha vaimu väljavalamise tähendusest siin saate alguses paari sõnaga tahaks rääkida. Mitmetes kogudustes peetakse nelipühadel leeripühasid, ka kuld- või hõbeleeripühasid ja kõik see viitab just sellisele tärkamise, ärkamise, uue lootuse ja elu algusele. Ehk nagu ütleb laulik, laulge Jumalale, mängige kiites tema nimel, tehke teed temale, kes sõidab kõrbetes, tema nimi on Issand, hõisake rõõmu pärast tema ees, ütleb siis selle pühapäeva psalm. Marko, nelipühad ja kirik. Ja, esmalt ütlen ka sulle, hea kuulaja, tere ja kaunist kevadet ja sulle, hea kolleeg ja piiskop Anti, palju tänu, sinuga on alati mõnus vestelda ja aitäh ka tänase romantilise, lausa poeetilise sissejuhatuse eest. Siit ongi hea jätkata. Võib-olla nelipühad on jäänud luterlikus kultuuris ja kirikus natukene varju. See on üks kirikukalendri 3 suurest pühast, nagu me teame, jõulude ja ülestõusmispühade kõrval ja jõuludest ei ole vaja pikalt rääkida, miks nad on olulised, milline sümboolika ja kombestik nendega kaasneb, ülestõusmispühad juba vähem. Tõsi, idapoolses kristluses on just ülestõusmispüha kirikuaasta kulminatsiooniks, aga nelipühad ja püha vaim võib-olla on jäänud teenimatult natukene varju, sest luterlikus kirikus on oldud väga Kristuse kesksed, lunastusloo ja päästeloo kesksed ja kõike, mis seostub Kristuse, tema lunastava ja õigeks mõistva armuga, tema elusündmustega, seda ei ole vaja ühele tublile luterlasele pikalt selgitada ega põhjendada. Aga püha vaim tundub, et sellest kõneldakse rohkem karismaatilistes, vabakogudustes ja me isegi oleme võib-olla natukene ettevaatlikud selle suhtes ka, et kui kuskil räägitakse, et siin on vägev püha vaimu töö, siis võib-olla see tekitab isegi teatavat skepsist, et kas seal nüüd ei ole tegemist
nii nagu omal ajal ütlesid konservatiivsed vaimulikud selle kohta, usulise indlemisega. Näiteks Hillar Põld on niisugust terminit kasutanud oma kirjutistes. Siis tegelikult ma arvan, et me peaksime nelipüha ja püha vaimu tööd palju rohkem väärtustama ja selle üle rõõmsad ja õnnelikud olema, et on niisugune püha ja et on püha vaim, sest tegelikult ju ka, kui sa rääkisid siin loodusest ja tärkamisest ja ärkamisest, siis meie kliimas väga hästi tegelikult täiendavad kirikupühad ja looduse ringkäik üksteist, nii nagu see on jõuludega, kus selgelt joonistub esile see valguse sündimine kesk pimedat aega, nii on ka nelipühadega, et püha vaimu töö ka minu jaoks kõnelebki sellisest lopsakusest, viljakusest, rõõmust, ka sellest, et meie usuelu ei ole midagi niisugust mannetut ja säästlikku, et kuidagimoodi võib-olla saame oma asjad tehtud ja Jumalaga korda ja katsume siin selles hädaorus toime saada, kuni ükskord meid taeva võetakse, vaid nelipühad kõnelevadki püha vaimu töö sellisest loomingulisusest, üllatuslikkusest, kohati ka ettearvamatusest, sellest, et Jumal on alati meie jaoks varuks midagi, mida me võib-olla ise ei oskagi hetkel näha, täpselt nii, nagu oli esimese nelipüha ime, ja see annab tegelikult väga palju lootust ja teiseks muidugi see meeldetuletus, et kirik on püha vaimu looming, seda mitte ainult 2000 aastat tagasi, vaid ka täna. Vaim on see, kes teeb oma tööd, kes kogub inimesi, kes oma kirikut õnnistab, julgustab, valgustab, pühitseb ja kõik teised ilusad ja õiged sõnad. No kui palmipuude pühal, mis on üsna varakevadine aeg, on meie kirikutesse toodud pajuurvad, siis nelipühadel tuuakse kased. Nüüd on juba kaskedel lehed üsna suured, messad enam läbi ei paista. Nagu ka jõulude ajal ju tegelikult kuused tuuakse tuppa. Olen kokku puutunud ka põhjapiirkonna vanade pulmatraditsioonidega, nende pidamisega. Minu jaoks oli üllatus see, et väikse kõrvalpõikena, et tegelikult kuused või okaspuud on olnud üldse inimese eluringi osa, mitte ainult matustel, vaid kuused ka asetati pulmapeol, pulmamaja uste kõrvale. Ehk siis teatud selline, kui jätkata sinu poolt viidatud loodusromantikat, siis kõik see, mis meie ümber toimub, on kuidagi nagu harmoonias ka õndsuslooga või need pühad on kuidagi kohandatud või paika loksunud ja kui nüüd mõned sinu poolt mainitud suured pühad on nagu rohkem ka avalikkuse tähelepanu ees, siis ma küll kardan, et võib-olla nelipüha alati tema tähendust ja sisu ei mõisteta, et mida see tähendab siis püha vaimu väljavalamine, püha vaimu annid ehk Jumala annid ja siis on veel mingisugused loomuannid või talendid, mida inimestele jagatakse, et see seos püha vaimu väljavalamise ja kiriku sünniga toimus ju nelipühapäeval esimene ristimine pärast seda, kui heitunud või kartlikud jüngrid ennast varjasid ja kui siis püha vaim välja valati, ilmnes see muuhulgas ka hargnevates tulekeeltes jüngrite pea kohal ning võõrastes keeltes laulmise, ülistamise või kõnelemisega, glossolaaliaga, nagu seda öeldakse, millest on ju tuletatud ka väga palju sümboleid, tänapäeval selle peale ei tuldagi, olgu see piiskopi mütsid või õigeusu kiriku kuplid, need kõik ju meenutavad püha vaimu väljavalamise puhul toimunud ilminguid, aga see seos just, miks on püha vaimu allatulek või väljavalamine oluline just kiriku sünni kontekstis, et see vist viitab kristlikule ristimisele. Ta viitab ristimisele, viitab kindlasti ka konfirmatsioonile, ehk siis meie keeli leeritamisele. Oli juttu ka sellest, et paljudes kogudustes on nelipühaga leeripüha või konfirmatsioonipüha, mis on omakorda ristimise kinnitamine. Aga tegelikult viitab ta ju kogu kristlaste ja kiriku elule ja eksistentsile. Mida Jeesus ütleb Johannese evangeeliumi 15. peatükis, kes jääb minusse ja mina temasse, see kannab palju vilja.
minust lahust ei suuda midagi teha. Ja see Kristusesse jäämine või teise pildiga, et tema teeb koos isaga eluaseme meis, on ju saavutatav ainult püha vaimu läbi. Nii et ühelt poolt jah, võib öelda, et püha vaimu töö ja sellega seotud pühad on justkui jäänud varju, seda on ka raskem ehk kirjeldada, kuna püha vaim on iseenesest niisugune substants, mida me ei saa näha, kirjeldada, maalida, mosaiikidele panna, kuigi läbi eri sümbolite on seda ju ka tehtud, siin oli juttu tulekeeltest, tuvi näiteks, kelle kujul püha vaim Jeesuse peale laskub tema ristimisel. Aga teiselt poolt on püha vaim, tema toime, mõju, puudutus ka midagi väga üldinimlikku, kogetav kõikidele inimestele, ilma et me peaksime olema teoloogiat õppinud, ilma et me peaksime olema isegi pühakirja läbi lugenud või usuasjades edasi jõudnud või eksperdid. Ma arvan, et ei ole tegelikult ühtegi inimest, kes püha vaimu puudutust ei oleks kogenud oma elus, kas siis mingi seletamatu igatsustundega, lõpmatuse, igaviku, puhtuse, armastuse järele, teinekord sellena, et teadmata kust ja mis põhjusel meid täidab tänulikkus, ülevoolav tänulikkus, rõõm ja rahu, et ka kõigis niisugustes asjades me tegelikult püha vaimu tööd kogeme ja laias laastus võib öelda, et on 2 erinevat viisi püha vaimu tegevuse mõistmiseks ja kirjeldamiseks, mis mõlemad on muidugi õiged ja täiendavad teineteist. Aga üks on siis see, et me tajume püha vaimu tegevust eelkõige selles, mis on üleloomulik, seletamatu, mõistetamatu, ebaloogiline, mis on meie jaoks ime. See, kui keegi imeliselt terveneb või mingisugused suhted korrastuvad, mis enne olid katki. Aga teine viis, mis on ka väga piibellik ja mis räägib vaimuviljadest nagu rõõm, rahu, pikkmeel, headus, lahkus, enda taltsutus, on näha, et püha vaim toimib just argistes ja igapäevastes asjades ja minu meelest seda me ei tohiks ka ära unustada, et tõepoolest püha vaim ei ole piiratud mingite kiriklike või vaimulike või üleloomulike sfääridega, vaid seal, kus ma igapäevaselt teen oma tööd, täidan oma kutsumust, hoolitsen oma pere eest, et just seal püha vaimu töö ja kandmine ja juhtimine saavad avalduda ja et me seda väga vajame. Et tegelikult risti inimese niisugune äratundmine ongi, et kõik, mida me teeme, saab olla kantud ja õnnistatud ja ka pühitsetud vaimu poolt. Kui mõelda sellele, et Jumal kasvatab meie usku oma sõna kaudu ja oma armuvahendite kaudu, siis võib see jääda teoreetiliseks teadmiseks, samamoodi nagu talle kingitud piibel või pühakiri võib jääda riiulisse seisma, ilma kui ta seda kätte võtaks ja kui ta seda ka kätte võtab ja seda loeb, võib ta jääda ka arusaamatuks või kuivaks, eriti kui piiblit algusest peale püüda lugema hakata, siis jaks raugeb mingi aja pärast. Ja siis on vaja kuidagi seda mõista, kedagi, kes seda selgitaks, arusaadavaks või elavaks muudab. Seal samas sinu poolt viidatud Johannes evangeeliumi, tõsi küll eelmises ehk 14. peatükis ütleb Jeesus, et kui keegi armastab mind, küll ta peab minu sõna ja minu isa armastab teda ja me tuleme ja teeme eluaseme tema juurde, mis tähendab, et Jumal on pannud selle igatsuse tema järele, ka armastuse järele suuremalt või laiemalt. Me ütleme, et Jumal on armastus, mitte et armastus oleks Jumal, aga et Jumal kõnetab meid, istutab või kasvatab meie sees igatsust tema järgi, mida ta kutsub meid kasutama, praktiseerima armastusena meie ligimese vastu, kes võib olla ükskõik kes meie hulgast või inimene, kes meie abi vajab. Aga Jumala mõistmiseks eeldus ilmselt on see, et me oleme valmis tema poolt antud ande vastu võtma. Ja vastupidi, ütleb ka Jeesus, et kes mind ei armasta, ja see on igas suhtes nõnda, et kui sa ikkagi ei armasta, muidugi võib ka protokolli järgi ja punktuaalselt seaduse järgi asju korraldada, aga siis ta on nagu pigem käsu täitmine ja selle kaudu soov asjade
korda tegemiseks või ka Jumala tahte täitmiseks, aga see ei ole mitte ideaalne viis ja just see armastuse sõnum ka püha vaimu väljavalamise kontekstis on üks võtmesõna. Just nimelt see sõna, mida me kuuleme, ütleb Jeesus, ei ole mitte minu, vaid on isa sõna, kes minu on saatnud, ehk kui kolmainsus, isa, poeg ja püha vaim võivad jääda mõistetena või isikutena kuidagi kaugeks ja teoreetiliseks, aga Jeesus ei ole ju midagi tulnud rääkima iseenesest niivõrd, kuivõrd seda, mida ta isa juures on kuulnud ja püha vaim, kes on ju tegelikult isik. Nagu sa ütled, on teda isikuna raske kujutada, aga võib-olla just see, et teda on raske isikuna kujutada, aitab taustal just neid isikuid, kelle kaudu meil on Jumala sõna ilmutatud, Jeesus Kristus, Jumala ainusündinud pojana ja tema isa, kelle juurest on läkitatud rohkem esile tuua, see on samamoodi, kui pilti tehes meil oleks tume taust ja meil on tumedad riided, siis ei näe väga pildi pealt midagi, kui eriti on varjuline ilm, aga kui taust on valge, siis tõstatub see isiku piirjooned sealt välja ja püha vaim annabki Jeesuse kuulutusele need piirjooned ja sisu ning toob esile selle olemuse. Jeesus ütleb veel, et lohutaja püha vaim, kelle isa saadab minu nimel, tema õpetab teile kõik ja tuletab teile meelde kõik, mida mina teile olen öelnud. Siin on juba nii mitu olulist põhjust püha vaimu tähendusest või mõjust, et ta tuletab meelde siis sellist olulisi asju. Ka ütleb Jeesus ju apostlitele, et ärge muretsege, mida rääkida, kui teid viiakse ülemate ja valitsejate ette. Jumal annab teile püha vaimu kaudu, mida rääkida. Ma ei tea, kas sina oled teinekord seda kogenud, aga sind kuulates kõrvalt tundub küll, et sina piiskopina ja ka varem koguduse õpetajana ja praostina ei ole kunagi vastust võlgu jäänud. See on alati kaalutud ja õige sõna, mida jagada. No muidugi olen ma seda püha vaimu abi kogenud, ma arvan nii nagu iga vaimulik, kui me räägime just sõna seadmisest või sõnaga töö tegemisest. Üks on ju see laiem äratundmine, et lõpuks kõik, mida ma olen ka elu jooksul omandanud, raamatuid lugedes, loenguid külastades, õppides, et selleks, et see saaks omavahel sidustatud, et tekiks mingisugune tervik, et tekiksid seosed, see on ju mulle antud, see on ikkagi püha vaimu inspiratsioon, aga tõepoolest, et mõnikord on see ikkagi ka väga konkreetselt mul küll neid juhtumeid, kus sa mõne eelseisva kõne, olgu see siis mõne jumalateenistuse või ka mõne kirikliku talitusega või kas või raadioesinemisega seoses, kui käid ringi ja mõtled, et sa ei leia seda konksu, mille külge riputada see ülejäänud tekst või mõtisklus või ei leia seda keskset mõtet ja siis ühel hetkel see justkui antakse sulle. Sa oled võib-olla palvetanud selle pärast või ka ebateadlikult õhanud Jumala poole, et see tuleks ja siis ühel hetkel see kuskilt antakse. Vähemasti kristlased ütlevad, et antakse. Ma arvan, et samasugusest inspiratsioonist räägivad ju muusikud, heliloojad, kujutava kunstiga tegelejad, aga tegelikult ma taas arvan, et see võib avalduda ka inimeste igapäevaelus päris sellistes argisteski asjades, kas või see, kui ühtäkki inimene tunneb, et tal on kellegagi pahandus, keerulised suhted, ta ei tea, kuidas neid kokku sõlmida, mida öelda, kuidas ühendust võtta ja ühtäkki ta saab selle selguse, et ma võtan praegu telefonitoru ja helistan ja soovin talle ilusat päeva ja küsin, kuidas läheb või me saame mingi asja ära räägitud nii, et koorem võetakse mõlema südamelt, et seegi väga kindlalt on püha vaimu juhtimine ja võib-olla kui vaadata seda, et kiriku ajaloos ja vaimuliku juhendamise praktikas õpetatakse ju ka vahet tegema, mis ei ole alati mitte ka lihtne, et sugugi mitte iga mõte, mis minu pähe tuleb või iga tundmus ei pruugi ju olla Jumalast ja pühast vaimust, vaid see võib olla ka hingevaenlase poolt sisendatud või minu enda ego, kas siis kaitsemehhanismidest või võimumängudest tulenev mingisugune soovunelm, et kuidas siis teha vahet, et see ei ole ka alati mitte lihtne.
ja üldiselt öeldakse kahte asja, et väga hea, kui inimesel on olemas siis vaimulik õpetaja, juhendaja, pihiisa, keegi, kellega ta saab peegeldada oma mõtteid, kes aitab tal siis eristada püha vaimu häält teistest häältest, aga teisena väidetakse ka seda, et püha vaim, kui tema tõesti meid kuhugi suunab, juhib, siis sellega alati kaasneb ka rahu, rõõmu, selguse kogemus, et püha vaim ei juhi meid nii, et me jääme sellest ärevusse, paanikasse, kuidagi rahutusse, solvumisse, vaid püha vaimu juhtimisega kaasneb ka mitte võib-olla alati selline ülevoolav entusiastlik rõõm, aga vähemasti vaikne tänulikkus ja rahu. Jah, mõtlen ühele matusetalitusele, kus oli vaja väga keerulist inimese ärasaatmist korraldada ja seal kõneleda, et inimlikult nagu oli väga raske leida lohutust või kellegile seda pakkuda. Eks ma siis püüdsin sõnu seada ja ka ise ette kujutada, mida ma sellel hetkel oleks vajanud või vajaksin, kui oleks sellises olukorras lähedase ootamatu kaotuse puhul ja teatud mõttes selline vahetu tagasiside siis ühe konkreetse inimese poolt, kes ikkagi pidas oluliseks öelda, et need olid küll väga õiged sõnad õiges kohas ja õige tonaalsuse ja sellise hingehoidlikkusega öeldud, et need vähemalt teda väga kõnetasid, ega ise ei oska ju nagu võib-olla hinnanguid anda sellele sõnumile, mida sa siis püüad Jumala tööriistana loodetavasti, mitte oma tarkusest alati või jõust, vaid Jumala abiga öelda, aga siin ka peitub üks, kui veidi siin saate alguse esimeses pooles veel selle püha vaimu, see on siiski nii oluline teema, aspekt esile tuua, siis on ju ka see moment, kui ma tõin sisse sellise kaotuse temaatika endale ka üllatuslikult, kuna see on ka vahetu emotsioon, eks kõik need ju jätavad jälje meisse, kus me oleme, viibime inimeste keskel, nende rõõm ja mure kandub ka meile üle, et kui meid ennast tabab mingi kaotus, siis ka on ju mitte raske panna ennast Jeesuse jüngrite olukorda, kes olid ikkagi nagu pehmelt öelda šokeeritud sellest, et Jeesus oli valmis ennast laskma vahistada, piinata, risti lüüa ja lõpuks temaga sai maetud maha ju kõik need lootused, mida jüngrid olid 3 aasta jooksul hellitanud omavahel või mõttes, aga Jeesus just ütleb seda, et kui mina ei läheks ära, siis ei tuleks lohutaja püha vaim teie juurde, et just püha vaim, kelle isa saadab minu nimel, tema õpetab teile kõik ja tuletab teile meelde kõik, mida mina teile olen öelnud. Ja väga paljudes evangeeliumites või mitmetes nendes, meil on 4 evangeeliumi, no seda on ka palju, rohkem kui üks, just tõdetaksegi, et sellel hetkel jüngrid, kui need sündmused toimusid, ei mõistnud seda, aga hiljem nad hakkasid aru saama. Või kui Jeesus neid õpetab, siis nad isegi teda ei tunne ära. Noh, see sõna kohe nagu ei avane, aga kui siis püha vaim või Jumal ise Jeesuse isiku läbi või tema sõna siis ka suure tähega, tema isiku mõjul püha vaimu kaudu meile seda ilmutab, siis see ongi see, mis meid lohutab ning see on midagi või see on keegi, kes on palju enam kui ühe isiku kõnetus ühele isikule. See on kuidagi, mis tuletab meelde, et kas see võib olla midagi sellist eeltähenduslikku, nagu Jeesus on öelnud, et kui ta teist korda tagasi tuleb, et siis seda kõik näevad, kuna see ei ole mingi salajane asi, vaid see nagu muutub avalikuks. Ehk püha vaimul on ka see lohutaja roll ja ka rahu soovimine, et Jeesus ju peab julgustama, oma rahu ma annan teile, mina ei anna teile nõnda, nagu maailm annab teie süda, ärgu olgu ehmunugu ega mingu araks. Siin kohal me teemegi sobiliku pausi saates, et jätkata siis juba kooli ja vaimuliku ameti omandamise teemadel. Kas kõne kõnetab? Kõnetused.
Te kuulate ja jälgite saadet Kõnetused. Oleme rääkinud saate esimeses pooles nelipüha sündmusest ning suveaja pühapäevi ka nimetatakse nelipüha järgseteks, et oli ka omal ajal see aeg vähemalt kui Luteri kirikus, siin kõnelejad Marko Tiitus ja Anti Topla on ju Luteri kiriku vaimulikud ja piiskopid, arvestati kolmainupüha järgi, aga kolmainupüha on nagu päris jäänud varju, see on suve alguse püha, peale nelipühasid kohe järgmine pühapäev ning aastal, mil me tähistame ju Nikaia usutunnistuse sünnist 1700. aastapäeva. Suurtel pühadel just loetakse ja tunnistatakse ju Nikaia usutunnistust või usutunnistuse sõnadega. Nikaia Konstantinoopoli usutunnistus aastal siis 325 suurel kirikukogul vastu võetud, võiks öelda usulaused, mis juba tollel ajal ligi 300 kirikupraktikat oli esile toonud ikka väga palju erinevaid arvamusi, et milline on siin see õige õpetus ja milline on siis see vale õpetus. Ja siis lisaks apostlikule usutunnistusele ka täpsustati teatud usu küsimusi, et võib-olla ka Nikaia usutunnistust, mida siis loetakse suurtel pühadel, vaevalt et see kellelgi peas on, ma mõtlen kirikulistes seda ikka raamatu järgi lugeda, aga selle olulisusest võib-olla paar sõna, Marko. Jaa, eks siin võib ju mõelda selle üle, et miks üldse on vaja selliseid kokkulepitud sõnastusega usutunnistusi. Küllap siin on üsna mitu aspekti, ühele sa ju juba viitasid, et läbi aegade on tulnud kirikul ikka ja jälle sõnastada, leppida kokku, kus läheb piir õige ja vale õpetuse vahele. Et ühtpidi ei saa see piir olla liiga kitsas, et ta jätab ruumi ka isiklikule usukogemusele ja mõningates küsimustes ka võimaluse mõista asju erinevalt. Eks me näe sellist teatavat pluralismi juba Uues Testamendis, kus näiteks apostlite kontsiilil, millest räägib apostlite tegude raamatu 15. peatükk, lepiti näiteks kokku, et paganatest kristlased ei pea hakkama täitma Moosese seadust, küll tuleb neil siis loobuda hoorusest ja ebajumalatele pühendatud ohvrite söömisest ja vere joomisest. Aga tõepoolest ikka ja jälle on tunginud kirikusse kas väljaspoolt või võetud seespoolt omaks arusaamu ja uskumusi, mis on hakanud ohustama kristluse keset, põhituuma ja siis on just need usutunnistused, mis on püüdnud kokku võtta selle kõige olulisema, mis on meie ühine usk, mis annab meile võimaluse olla kristlastena omavahel osaduses ja olla osaduses muidugi ka Jeesuse õpetusega, mida ta siis apostlite kaudu on edasi andnud. Ja teiselt poolt need usutunnistused loovad siis ka kiriku sees osaduse, et me ei ole igaüks oma mõtete, oma arvamuste, oma hinnangutega, nii nagu me täna asju mõistame ja kogeme üksi, vaid see ühine usutunnistus annab meile ka jõudu ja tuge ja võib-olla mõnikord isegi ka selle tunde, et kui ma ei suuda kõikides asjades isiklikult ja isikliku veendumuse alusel kõiki usuartikleid lõpuni mõista või omaks võtta, siis ma ometigi tunnistades seda usku liitun kiriku usutunnistusega, mis mind ka kannab, et see on midagi enamat kui liidetavate summa, see on kiriku ühine usk, nii et ka sellises osaduslikus mõttes ääretult oluline ja eriti tänases maailmas, kus armastatakse rõhutada, et minu isiklik arvamus, minu usk, minu Jumal, on vaja just seda usu sellist osaduslikku ja kommunaalset mõõdet, ütleme niimoodi. Jah, 2 peamist usutunnistust, apostlik Nikaia ongi ju erineva sissejuhatusega, üks ütleb mina usun ja teine ütleb meie usume. Ma nüüd ei küsi seda, et kumb tundub loomulikuma, aga küllap mõlemal on oma koht koguduses ja kirikus laiemalt. No seal on ka ju võrdlemisi lihtne seletus, et apostlik usutunnistus, kus on mina vorm, on algselt olnud ristimistunnistus ja seal tõepoolest on iga ristitav pidanud seda tunnistama oma isikliku usuna, selleks, et siis selle usu peale saaks teda ristida ja kristlaseks pidada,
aga tegelikult jumalateenistuslikus kontekstis ja kui me vaatame nii Lääne kui Ida kiriku praktikat laiemalt, siis enamikes kirikutes ongi ju täna nõnda, et pühapäeviti kasutatakse Nikaia usutunnistust ka tavalistel pühapäevadel, nii on see ju katoliku kirikus, nii on see anglikaani kirikus, õigeusu kirikust rääkimata, ja seal on just see meie usume vorm, aga apostlik usutunnistus on siis jäänud ristimistunnistuseks. Nüüd peamiselt luterlikus kontekstis on apostlik usutunnistus ka igapühapäevane variant ja Nikaia usutunnistus siis suurtel pühadel, aga ka siis, kui me kasutame apostlikku ja ütleme mina, siis ikkagi see liidab meid kogu koguduse usuga, nii nagu ristimine liidab meid kirikusse kui Kristuse ihusse. Jah, me ei ava siin seda arutelu, miks on usutunnistuse tekst või selle koos lugemine oluline, mõnedes kogudustes tehakse seda igapühapäevaselt, mõnedes harvem, aga sellega on nii, nagu kui sulle meeldib näiteks laulda üksinda metsa vahel jalutades, siis teinekord on tore ka kooris laulda ja kui sa kooris laulad, kogu aeg võib-olla kipub sama seltskond igavaks muutuma, et siis on tore, kui sa pääseb ka laulupeole, kus koged seda nagu ühishingamist. Laulupeo aastal on seda vast hea öelda või ka lihtsalt raamatu lugemine raamatu aastal taaskord kohane meelde tuletada. Üsna hiline nähtus on ju see, et raamatut loetakse vaikselt ehk mõttega, sest raamat ikka on mõeldud ettelugemiseks, nagu tekstide ettelugemine, et ka teised sellest kuulaksid ja osa saaksid, ja eks ka meie saade täida seda ettelugemise eesmärki või kuulamise, kaasamise mõtet. Nüüd, kui näiteks Martin Luther paneb kirja koguduse liikmete jaoks 1530. aastate alguses ja isegi 20. aastate keskpaigas, jah, Eestimaale jõudis see ju mõned aastad hiljem väikese katekismuse, siis oli see mõeldud koguduse liikmetele oma peatükkidega, mida siis usu kohta peaks üks ristiinimene teadma, aga võib-olla vähem inimesed teavad seda, et tema sulest on ilmunud ka suur katekismus. Ja see on juba päris pikk tekst nagu usutunnistused, mis on lühem ja mis on pikem, ja see on suunatud vaimulikele. Saate teises pooles tahamegi rääkida vaimulike ettevalmistusest, ei ole küll sügis, aga pastoraalseminar ehk Usuteaduse Instituudi juures toimiv täiendkoolitus ning vaimulike ettevalmistuskeskus või kursused on küll ka eraldi selle töö viljad. Kevadel oleme võinud siis lõigata pikaajalise töö vilju ehk oleme võinud rõõmustada diakonite ja pastori ehk preestri kandidaatide eksamite õnnestumisest või valmimisest, ehk on mitmed diakonid ning uued vaimulikud ehk preestrid pühitsetud ning kogudusse ametisse seatud või seadmisel. See on olnud viljakas aasta. Kas ma seda öeldes ei eksi? Kindlasti sa ei eksi. Meil lõpetas pastoraalseminari siis preestrikoolituse ja sai taevaminemist Toomkirikus preestri ordinatsiooni 6 inimest, 5 meest, 1 naine ja tõepoolest see on meie väikese kiriku kohta päris arvukas lend, rääkimata sellest, et see oli väga hea ja viljakas lend ka kvalitatiivses mõttes, kuna iga uus töötegija, kes ju tuleb ja täna on olukord selline, et enamik preestriks ja ka diakoniks ordineeritavatest omandab juba mitmekordset kõrgharidust ja kutset, see tähendab, et nendel on selles seljakotis või reisipaunas mingi eelnev haridus, töökogemus ja iga selliselt ordineeritud uus vaimulik võtab kaasa siis oma kompetentsid ka varasemast elust, kogemused, suhted ja rikastab meie kirikut, nii et kui aeg-ajalt võib-olla jääb mulje või me ka ise kipume rääkima sellest, kuidas kirik kahaneb ja tema tähtsus piseneb, uusi põlvkondi justkui ei ole, siis muidugi uute vaimulike tulek sellele tööpõllule on ääretult kinnitav alati igas mõttes. Esiteks me usume, et see on otseselt püha vaimu töö, kes kutsub vaimuliku ametisse, kes paneb südamesse selle soovi, igatsuse teenida Kristust ja tema kirikut, õppida teoloogiat, aga ka see, et neil peab olema usku
jumalasse küll, aga peab olema usku ka kirikusse, nad peavad nägema kirikus heas mõttes väljakutset, soovi käised üles käärida, hakata seda tööd tegema, sest muidu nad ju ei tuleks, seda enam, et Luteri kirikusse teekond vaimuliku ametisse on ikkagi päris pikk. Me oleme ainus kirik Eestis, kellel on nõue, et preestriks ordineeritav peab omama teoloogilist kõrgharidust magistri tasandil ja diakoniks ordineeritav teoloogilist kõrgharidust bakalaureuse tasandil. See ei tähenda, et teistes kirikutes ei oleks teoloogilise kõrgharidusega vaimulikke, neid on, aga see ei ole nõutav, see ei ole tingimus. Aga meil on ta tingimus ja sellele lisandub siis tõepoolest see ordinatsioonieelne õpe ehk kutseõpe pastoraalseminaris veel, nii et pastoriks või preestriks ordineeritutel see teekond hariduslikus mõttes on minimaalselt 6 aastat, 5 aastat siis teoloogiaõpinguid pluss aasta pastoraalseminaris, aga enamasti õpitakse kauem, seal on ikka mingi vaba aasta vähemalt või akadeemiline puhkus. Nii et see motivatsioon peab olema päris kõrge, et seda kindlasti niisuguse esimese vaimustuse tuhinal, et omandaks endale uue hobi või teeks ka kirikus midagi, ei saa. Inimene peab päris palju oma aega, ka ressursse ohverdama, et selleni jõuda. Järelikult see kutse peab olema temas ikkagi väga tugev ja ta peab nägema tõesti ka võimalusi selles kirikutöös. Et tegemist ei ole lihtsalt üksikute uppuvate laevade päästmisega, vaid tegemist on kirikuga, osaduskonnaga, millel on tulevikku, milles on võimalik palju ilusat ette võtta ja tööga, mis ka pakub rahuldust. Viidates siin Martin Luteri 2 katekismusele, pidasin ma silmas seda, et kui mäletan ise oma õpingute algusest toonase praktilise usuteaduse seminari juhataja, kunagine Põltsamaa koguduse kauaaegne õpetaja Herbert Kuurme eeldas siis väikese katekismuse peast ette lugemist koos komakohtadega, siis preestri kandidaatidelt või vaimulike kandidaatidelt eeldatakse täna väga mahukaid materjale, lugemust ehk piltlikult vaimulikele suunatud suure katekismuse teadmisi. Ma saan aru, et olles ka siis selles protsessis osaliselt kaasatud, aga mitte otseselt õppeprotsessi osalena või juhendajana, et motivatsiooni siis jätkub inimestel, aga mitte alati esimeses nooruses, vaid just sellises küpses eas, kes on ka valmis nii aega kui oma vahendeid panustama õppetööks ja nähakse siis ka enda tulevikku ka kirikutöös, olgu või siis mõne põhitöö kõrvalt või siis kellel rohkem, kellel vähem suurema koormusega, sest erinevates kogudustes ei ole ju alati nii-öelda täiskoormusega tööd, vaid inimene alustab kuskil kas päris vabatahtlikult või siis osalise koormusega tööd, saab kuhugi kandideerida, seetõttu ka näiteks ajalehes Eesti Kirik on olnud iga kord vakantsete koguduste kuulutusi, et tegelikult meil ei ole alati võtta neid kandidaate koguduste teenimiseks, mis on tinginud olukorra, kus ühel vaimulikul on sageli rohkem teenida kui üks kogudus. No nii see on, mis veel katekismuse peast teadmist puudutab, siis ma mäletan, et ka ise Usuteaduse Instituuti astudes omal ajal siis 35 aastat tagasi oli ka sisseastumiseksami nõue katekismust tunda, no sisuliselt me õppisime ikkagi väikese katekismuse koos seletustega pähe, keegi ei teinud muidugi probleemi, kui sa seal mõne sidesõna sassi ajasid või sõnastust täht-tähelt ei mäletanud, aga katekismust koos Luteri seletustega tuli ikkagi tunda. Eks ta on niimoodi igas valdkonnas, et vahepeal on saabunud ikkagi interneti ajastu, sotsiaalmeedia ajastu, võib-olla pähe õppimist jääb kõikides valdkondades natukene vähemaks, aga tulles tõesti ka meie vaimulike väljaõppe juurde, siis tõsi ta on, et suur osa teoloogiaõpinguid alustajatest ja ka siis pastoraalseminari tulijatest on täna kas siis varases või juba keskmises keskeas, et mina olen 53-aastane, aga viimastel aastatel enamik pastoraalseminaris õppijaid on minust veel mõni aasta vanemad. Miks see niimoodi on? Sellel on ilmselt erinevaid põhjuseid. Üks on kindlasti see, et inimesed, kes siis tulevad täna vaimulikuks pürgima, nendel on
juba mingi majanduslik kindlustatus, neil on elukutse, neil on töö, sageli on neil lapsed juba suureks kasvatatud, esmased kohustused perekonna ees on täidetud, nad on jõudnud oma elus mingisugusesse staadiumisse, kus võib öelda, et selline esmane elutöö on tehtud, võib-olla midagi on oma erialal saavutatud, mingi majanduslik kindlustatus on olemas, aga siis ühel hetkel on Jumal neid kätte saanud ja nad tunnevad, et neil on veel aega elus 10, 15, 20 aastat sellist tööelu elada ja et nad tahaksid seda kasutada teistmoodi kui võib-olla esimeses pooles elust ja tahaksid seda kasutada just vaimulikuna teenides. Ja võib-olla on see natukene seotud ka sellega, et kui jällegi üldistada, siis ilmselt ongi inimese elus 2 sellist etappi või ajajärku, millal ta on rohkem Jumalale ja igavikule ja religioossetele küsimustele avatud, et üks on kindlasti see noorusaeg, see aeg, kui inimene otsib oma identiteeti, kui ta otsib ennast, oma elukutset, kes ta on, kus suunas ta tahab liikuda, ehk siis võib-olla need hilised teismelise aastad või varased 20-ndad, et kui meil õnnestuks neid ka kirikuna puudutada ja kõnetada, siis oleks see kahtlemata ääretult oluline, sest sageli siis ollakse vastuvõtlikud ja esitatakse see küsimus, et kes ma siis ise olen, lahus juba oma päritoluperest ja vanematest ja grupist, kuhu ma kuulun. Aga siis vahepeal ongi need aastad, kus see aur ja energia läheb ju paljus väljapoole, et omandatakse haridus ja tehakse karjääri ja töötatakse palju, abiellutakse ja hoolitsetakse laste eest ja makstakse liisingut ja laenu. Ja siis, kui see on ka võib-olla mitte päris lõpuni ära tehtud, aga mingis olulises osas ära tehtud, kui saabub see keskiga, kui võib-olla ka esimesed tõsised kriisid on selja taga, olgu see siis mõne suhte purunemine, olgu see kas endal või lähikonnas mõni raske haigus, mis paneb inimese mõtlema ja see klõps käib nagu ära, et kas siis elu ongi ainult see, et maksan laenu ja liisingut ja saan osakonna juhatajaks ja siis võib-olla veel keskastme juhiks. Et siis on inimene jälle avatud teatud muutustele oma elus ja on avatud ka Jumalale. Ja tõesti jah, tulles tagasi Anti sinu küsimuse juurde, et meie vaimulikkonna eripära täna on, et ta vananeb, nii nagu tegelikult vananeb kogu rahvastik ja ka kiriku liikmeskond, et siin ei saa seda väga dramaatiliselt võtta, sest see on osa üldisematest trendidest ja suundumustest ja tulevad siis tõesti inimesed meile tööle, kes on juba mitte esimeses, vaid siis ütleme teises nooruses. Sellel on nii häid kui halbu külgi, et head küljed kindlasti on elukogemus, stabiilsus, need inimesed ei tule enam proovima ja katsetama, et paar aastat, eks ju, olen ja siis äkki ikkagi ei meeldi, leian hoopis teise eriala, vaid nad on välja kujunenud isiksused. Muidugi, mis läheb sinna teisele küljele on et selles eas inimesed ei ole enam valmis niimoodi võib-olla tegema otsuseid oma elus, näiteks kolima teise Eesti otsa mingit kogudust teenima, sest ollakse seotud oma koduga, oma kinnisvaraga, oma perega võib-olla rohkemal määral ja otsitakse siis tõesti oma elus ka stabiilsust ja pigem ollakse valmis oma kodukoha lähedal aitama kaasa või võtma mõne koguduse. Kuid see on ka üldistus, on igasuguseid erandeid ja kui sa nimetasid, et sageli tehakse kirikutööd muu ameti kõrvalt, see on nii, aga näiteks sellest samast meie praegusest lennust võin tuua näiteks Vastseliina kogudust teeniva Jaanus Torrimi, kes nüüd on mõni aasta minust noorem ja samamoodi väga pika muusiku, organisti ja helilooja karjääriga võiks öelda, aga 1,5 aastat tagasi läks mees, tegi võiks öelda mitmeski mõttes kannapöörde, kolis Pärnust Vastseliina, on teeninud seda kogudust diakonina just nimelt täisajaga kirikutööl olles. Täna kandideerib Vastseliina koguduse õpetajaks, kui Jumal tahab, siis on ta seda juba mõne nädala pärast ja jätkab seal teenimist täisajaga. Neid vilju on tore vaadata, me oleme nüüd kõik kuulajad ära hirmutanud, kellel on vähegi huvi õppida teoloogiat, vähemalt Usuteaduse Instituudis, aga nüüd lävepakku madaldamata vaadates tulevikku, ehk käes on tegelikult suur suvi ja ma olen kuulnud ja lugenud,
et suve lõpus toimuvad ka vastuvõtuvestlused ja katsed nii Usuteaduse Instituudi põhikursusele kui ka pastoraalseminari vastuvõtule, kus siis nagu kuulsime, saab õppida või omandada siis, kui vastavad kraadid on mõnest teoloogilisest õppeasutusest omandatud, sest Usuteaduse Instituut ei ole meil ainus, on ka kõrgem usuteaduslik seminar, Tartu Ülikooli usuteaduskond ja Eesti Metodisti kiriku ülikool, siis kuidas nüüd julgustada võimalikke õppijaid ja kas keskkooli lõpetajatel on ka mingi lootus usuteadust õppida, mida selleks peab tegema? No ikka on, tegelikult tingimuseks ongi keskharidus ja eks neid 20-ndates tulijaid on ikkagi ka lihtsalt, nad täna Usuteaduse Instituudis on vähemuses, Tartu Ülikooli usuteaduskonnas on nooremaid inimesi rohkem, no siin juba hakkavad mängima ka kaasa sellised õppekorralduse küsimused, kuna Usuteaduse Instituudis on sessioonõpe, see tähendab just neile, kes ei saa ikkagi iga päev 9–4 loengutes olla, et meil toimub õppetöö 3-päevaste sessioonidega kord kuus üldjuhul, nii on see õppe üles ehitatud. Tartu Ülikooli usuteaduskonnas bakalaureuse tasandil on päevane õpe, mis siis sobib võib-olla rohkem ka noorematele inimestele, aga muidugi julgustan ma teoloogiat õppima, kui huvi on. Ja kui täpselt ei tea, siis on ju alati võimalik proovida, nii nagu kõikide asjadega, et kui ei tea, kas oskad klaverit mängida või mitte, siis tuleb proovida. Siis saad teada ja kui ma vaatan läbi aastate sisseastujaid, väga erinevaid inimesi tuleb. Et ei saa öelda, et kõik, kes tuleksid meile teoloogiat õppima, tuleksid sellise väga kindla tulevase vaimuliku profiiliga, et nad on nüüd aktiivsed koguduse töötegijad ja siis tema õpetaja on öelnud, et sina võiksid õppida teoloogiat ja saada siis ka tulevikus kas diakoniks või siis preestriks. On muidugi ka niisuguseid, aga on inimesi, kes otsivad, kes ka maailmavaatelt või usutunnistuselt ei ole kristlased, kes sisseastumisvestlusel ausalt ütlevad, et nad otsivad ennast ka sellises usulises ja maailmavaatelises mõttes ja kui neil on ikkagi piisavalt motivatsiooni õppida teoloogiat, me võtame nad vastu ja ma julgen öelda, et enamik juhtudel mõjub see akadeemiline, aga samas ka kirikliku kooli õhkkond selles mõttes positiivselt, et leitakse endale ka kogudus, lastakse ennast ristida ja leeritada. On ka muidugi neid, kes seda ei tee, nii et mida ma öelda tahan, on see, et ega lisaks huvile ja motivatsioonile väga palju mingitele tingimustele vastama ei peagi. Nagu ikka kõrgkooli tulles inimene peab arvestama sellega, et tuleb lugeda erinevaid tekste ja mitte ainult lugeda, vaid ka kirjutada erinevaid tekste, nii et mingi sellise tekstide lugemise, analüüsimise ja kirjutamise kogemus või valmisolek loomulikult peab olema, aga kindlasti ei maksa arvata, et see kool ja ka teised teoloogia kõrgkoolid on nüüd ainult tulevaste akadeemikute kasvulava, et neid, kes läheksid edasi juba teoloogiaga akadeemilises võtmes, neid on ka mõned, aga pigem ikkagi vähemus. Ja Usuteaduse Instituudis on lisaks võimalik õppida ka hingehoiu suunal, meil on nüüd tänasest küll magistrantuuris juba üks õppekava, aga seal on spetsialiseerumismoodulid, nii et päris palju on ka neid, kes pigem soovivad tõsta oma kompetentsi hingehoiu valdkonnas, samas on hingehoid üks teoloogia, praktilise teoloogia aladistsipliine, nii et ta on ikkagi seotud ka teoloogia kui tervikuga ja lisaks on veel kristliku kultuuriloo magistriõpe, mis hoopiski läbi kultuuriliste seoste püüab avada kristluse olemust. Nii et Usuteaduse Instituut ei ole üksnes vaimulikke ettevalmistav kool, vaid siis üldist kristlikku haridust, head humanitaarharidust pakkuv kõrgkool, tegemist on ju Eesti vanima erakõrgkooliga, mis on tingitud sellest, et Tartu Ülikooli usuteaduskonna sulgemise järel avati siis Tallinnas usuteaduslik seminar või kõrgem katsekomisjon, mis siis toonase koolijuhi Evald Saage ajal oli võimalik ime läbi 40. aastate keskpaigas peale sõda asutada 47. aastal ehk on tegutsenud üle 70 aasta. Kas sul tuleb meelde mõni selline, võib-olla laiemale üldsusele
tuntum nimi või isik, kes on sealt koolist läbi käinud, kes ei pruugi olla vaimulik, mul endale meenub näiteks näitleja Anu Lamp. Jaa, Anu Lamp tõepoolest õppis kristliku kultuuriloo magistriõppes näiteks ajakirjanik Bianca Mikovits, kes on tänaseks lõpetanud magistriõppe juba teoloogia valdkonnas. Nii et tegelikult neid erinevate elualade ja eluvaldkondade inimesi on tõesti päris palju ja sugugi kõikide puhul ei ole olnud eesmärk minna teenima vaimulikuna. Mida ma veel nimetaksin Usuteaduse Instituudi puhul ja ma arvan, et see rohkem või vähem käib ka teiste teoloogia kõrgkoolide kohta. Instituudi üks selliseid tunnuslauseid on haridus inimeselt inimesele. Ja väikesel koolil omad võlud ja valud, aga kui üldiselt täna suurtes kõrgkoolides, eriti peale seda Bologna süsteemile üleminekut ja ainepunktidele üleminekut, kus on erinevad valikained, üliõpilased järjest rohkem panevad ise oma õppekava kokku, mis semestril milliseid kursusi võetakse, siis kipub kaduma minema see niisugune ühe kursuse või ühe lennu tunnetus, mis oli veel aastaid 30 tagasi, et lend, kes jäi siis kokku ja sõpradeks kuni surmani teinekord, siis ikkagi Usuteaduse Instituudis seda rohkem või vähem on, et eks lennud on erinevad, aga inimesed kasvavad kokku ja väga mitmed lõpetajad on öelnud, et nad on leidnud endale sõbrad, mõttekaaslased kogu eluks, et see ei ole kindlasti eesmärk, mille pärast nad on tulnud ja mille pärast kooli minnakse ikkagi teadmise, minnakse hariduse pärast, aga see võimalus kaasluseks, mõtete jagamiseks väikeses koolis on palju-palju suurem kui niisugustes torukoolides, võiks öelda, ja samamoodi ka võimalus suhelda õppejõududega, need, kes on meie põlvkonnast ja suudame võib-olla meenutada omaaegseid legendaarseid õppejõude ja mingeid õhtuseid vestlusi nendega ja meist veel vanemad, kes võivad rääkida seal juba Uku Maasingust ja Elmar Salumaast, siis meiega tänased teoloogia tipptähed või ka rahvusvahelise haardega õppejõud, nimetan siin Jaan Lahet või Toomas Andreas Põderit või professor Randar Tasmutit, et võimalus nii-öelda istuda nende jalge ees, kujundlikult öeldes, nagu juudi rabidel see oli, võimalus nendega ka kohvipausi ajal või lõunapausi ajal suhelda, on midagi, mis ma arvan on nii intellektuaalses kui vaimulikus mõttes hästi-hästi pakkuv. Ja siia saate lõppu võib-olla lisaksin veel selle aspekti, et vähemalt need, kes tõesti ka meid kuulavad ja kaaluvad oma südames võimalust õppida usuteadust, kristlikku kultuurilugu, vaimulikku muusikat, hingehoiudu või tõesti siis lausa mõelda ka vaimuliku töö peale, siis oluline on ka see keskkond ja Usuteaduse Instituut vähemalt algaval õppeaastal avab oma uksed veel Tallinna vanalinnas Pühavaimu kiriku kõrval olevas ajaloolises Seegi kõrvalhoones Raekoja platsi kõrval, Saiakäigu kõrval, sellises heas mõttes vanas ja keskaegses keskkonnas, olles siis muidugi ka sisult uuenenud ja tõesti selline väike hubane kool. Väga palju ei leidu selliseid tõesti erilisi kohti, kus on see ajalooline hõng, vaimsus ja ka need tegelikult kirikud käed jala juures kohe lähedal, kus ka siis tõesti praktiseeritakse seda, mida õpitakse ja kuulatakse. Meie tänane saateaeg on otsas. Aitäh, Marko Tiitus, saatesse tulemast ja siia võib ka siis Usuteaduse Instituudi rektori piiskop Ove Sandari tervitused tuua ja tõesti julgustada kõiki tutvuma Usuteaduse Instituudi kodulehega ning sisseastumistingimustega. Saate teine pool oli nagu siis väike üleskutse, aga see puudutab ka kõiki teisi vaimulikku haridust pakkuvaid koole. Ja kuna jutuks oli ka nelipühades, siis siia lõppu võib tuua Jeesus enda sõnad ja ma annan teile uue südame ja panen teie sisse uue vaimu. Ma kõrvaldan teie ihust kivise südame ja annan teile lihase südame. Nõnda ütleb prohvet Hesekiel 36. peatükis. Soovime kuulajatele
kaunist suve algust õnnistatud nelipüha. Mina, piiskop Anti Toplan, siis ütlen kuulmiseni, kui Jumal lubab, siis kohtume taas kõnetuste saates siis juba peapiiskop Urmas Viilmaaga tema sabati poolaastale tagasi vaadates septembris. Kuulmiseni. Kas kõne kõnetab? Kõnetused